Tere, jutud Jannega alustab. Täna me räägime spordipsühholoogi spetsialisti Kristel Kientsiga viimasel ajal Eesti spordis üles tulnud probleemidest. Kristel, need kaks olulist asja, mis on meediasse jõudnud, mis mõtted need sulle on tekitanud? Et see üldine teema on väärkohtlemine, aga mis mõtted see sulle on tekitanud? Jah, et esimene asi, mis mul kindlasti oli, kui ma seda lugesin, siis ma ei tahaks öelda, et see oli mulle üllatus, sest selge see, et kui ma tean, mis toimub üldse spordis ja sellest hetkest, kui see dokumentaalid hakkasid välja tulema, mis toimub mujal maailmas ja kuidas seal on väärkohtlemist spordis, siis see ei olnud üllatus, et meil ka võib sellist asja olla. Küll aga oli minu jaoks isegi, kuidas öelda, heas mõttes isegi üllatav, et kui suureks see läks ja kui kiiresti. Et see lugu tuli välja ja ma lugesin seda üsnagi kohe, kui see lugu tuli esimene. Ja esimesel päeval ei olnud sellel väga suurt vastu ka, kui ma juba järgmine päev Postimehe lahti tegin uuesti ja siis ma nägin, mis seal on internetis, siis sealt hakkas järjest ja järjest tulema ja see asi hakkas nagu elama väga suurt elu. Et selles suhtes mul on väga hea meel, et see on pilti tulnud, et ta on tõstatanud lihtsalt teema väärkohtlemine spordis kui selline, mis on tegelikult päris tõsine teema. Ja kuigi selle raames oli juba paar aastat tagasi ka EATSE-ga koostöös läbi viidud seminar, kus seda esimest korda Eestisse tutvustati, siis see tegelikult ei saanud väga suurt vastukaja. Et tundub ikkagi, et inimesi nagu kütitab ja sütitab see, kui on mingisugune isiklik lugu. Ja nüüd tuli siis isiklik lugu välja ja nüüd see asi jõudis ka üldsuseni. Ja sellel on kindlasti hea efekt selles, et sellest teemast räägitakse. Küll aga on olnud praegu hästi suur tähelepanu just sellel seksuaalsel väärkohtlemisel. Ja selle nagu mõjud võivad olla just see, et me jääme sinna ühte väärkohtlemise riiki kinni, aga tegelikult spordimaailmas on palju rohkem levinud ja mis võib-olla võiks rohkemaid inimesi puudutada, on selline asi nagu emotsionaalne väärkohtlemine. Ja see sõna väärkohtlemine on ka selline, mis tundub nii ekstreemne, et inimesed justkui ei näe sellega endal seost, aga kui võtta seda sellise justkui ebatervisliku suhtlemise ja ebatervisliku käitumise viisina, siis see on palju kuidagi omasem võib-olla ja hakkab tekitama juba mingeid seoseid. Et ma võib-olla lihtsalt alguses natukene räägingi, et mis asi see tegelikult siis on ja miks just nagu võib-olla täna tahaks keskenduda sellele emotsionaalse väärkohtlemise poolele ja ebatervislikule suhtlemisele, käitumisele, sest see on kõvasti rohkem levinud spordis ja seda ei nähta endiselt kui asjana, mis ei oleks justkui normaalne. Ja mida see siis tähendab on ja sinna alla kuuluvad kõik sellised käitumised, mida ma arvan, et paljud, kes on spordimaailmas olnud, ma kahjuks pean ütlema, et ma arvan, kõik, kes on spordist läbi käinud, on mingil määral seda kas ise kogenud või näinud kõrvalt, mis puudutab karjumist, alandamist, sõimamist, asjade viskamist, näiteks kui sportlaste ees, treener läheb nii närvi, et ta lihtsalt ei suuda ennast kontrollida ja hakkab kas viskama midagi või lööb palli jalaga või mida iganes. Ja samamoodi siis üks nagu tegelikult hästi-hästi oluline. Või hüppab väljaku ääres. No see võib samamoodi olla ja just nagu näiteks see, et üks nagu oluline asi on, me näeme tihtipeale käitumisi, mis on kuidagi sellised ekspressiivsed ja hästi nagu väljapoole, aga tegelikult üks hästi-hästi suur ja isegi võib-olla kõige destruktiivsem, kui me mõtleme psühholoogiliste tagajärgede puhul, on vältimine ja tähelepanust eemale jätmine. Näiteks ütleme, et kui sportlane midagi teeb ja treener arvab, et see ei olnud päris see, kuidas mina arvan, et oleks õige, siis ta lihtsalt hakkab vältima sportlast ja ta ei anna talle enam tähelepanu, mida ta varasemalt on teinud. Ja tegelikult uuringutes on leitud, et ma ei teagi, kas see on huvitav või mitte, aga ma jagan ikkagi, et ongi leitud seda, et tegelikult sportlaste enda hinnangul on kõige raskem kogeda just seda, mis on tähelepanust eemale jätmine ja ignoreerimine. Võrreldes sellega, et saad sõimu või sellega, et ütleme, tehakse mingisuguseid füüsilisi karistusi või antakse mingeid füüsilisi tegevusi karistustena või midagi sellist, eks. Et sellest saadakse isegi lihtsamini üle, aga kõige hullem on see, kui sa justkui, ja miks on kõige hullem, kui ma enam tähelepanu ei saa, on see, et tekib selline tunne, nagu oleks väärtusetu. Et ma justkui ei ole enam väärt treeneri tähelepanu. Ja see on tegelikult päris masendast, et seda ju tegelikult kõrvalt inimesed ei pruugi arugi saada. Aga sportlased väga tugevalt tunnevad, et seda ma olen isegi oma töös kuulnud, kui on kellelgi selline olukord olnud ja see mõjub kõige raskemalt võrreldes sellega, mis on sõimamine. Kuigi ka sõimamine ilmselgelt ei ole tervislik käitumine ja ei ole kasulik ka, aga selles suhtes, et see on nagu see kõige julmem asi, mida ka tehakse. Et vot need
ja üks viimane asi veel, et need asjad ongi sellised, mis tegelikult on palju rohkem levinumad ja uuringud näitavad, et tegelikult see protsent, kui palju on sportlasi ja see on arvatavasti veel rohkem, sest et tihtipeale see on alaraporteeritud, need tulemused ja inimesed lihtsalt ei ole väga avatud rääkima sellest, et nad on kogenud emotsionaalset väärkohtlemist, aga need numbrid jäävad kuskile 40–50% kanti isegi osades riikides. Ja see on ikka päris masendav number, kui me mõtleme seda, et asi puudutab sportlasi ja puudutab just hästi tihti ka noori. Et see on, minu arust on need väga kurvad numbrid ja selles suhtes see teema on jäänud praegu veel avalikkuse huvi orbiidist kõrvale, sest on olnud sellised juhtumid, nagu on seksuaalse väärkohtlemisega seotud, mis on kindlasti ülikarmid ja on hea, et nendest räägitakse ja inimesed julgevad avada, aga väga palju on ikkagi sellist, et aga see on ju nii ekstreemne. Meil seda ju ei ole. Et selles suhtes võiks see teema minna edasi sinna, et me jõuaksime ka sinna sellesse emotsionaalse väärkohtlemise poolde, mis on tegelikult palju rohkem levinud. Et see on võib-olla see teema, millele tahaks natuke rohkem keskenduda. Ja, ma tänan sind väga põhjaliku ja pika sissejuhatuse eest, et ütlen, et minul oli võib-olla hirm, kui sinul oli see teadmine, et see asi on olemas. Et mina osalesin ka seal seminaril ja see seminar mitte ei muutnud, aga ta väga palju mõjutas minu mõttemaailma, nii minu igapäevases töös treenerina, kui ka õpetajana koolis, kehalise kasvatuse õpetajana, kui ka lapsevanemana, olles kodus ühel noorele inimesele emaks, et see mõjutas väga palju ja sellest samast hetkest, see on paar aastat tagasi, eks jäi ka minule tuikama selline mõte, et appi, seda on väga palju ja kindlasti on seda meil ka spordis, aga millal see välja tuleb, millal see pomm lõhkeb, see oli minu enda jaoks ka kogu aeg, aga ma mitte teadlikult, aga lükkasin selle nagu kõrvale, et nagu sa ütlesid, et võib-olla, et see ei puuduta mind, see hetkel ei puuduta mind, aga kui ta nüüd välja tuli, siis puudutab küll ja puudutab ka väga isiklikult, mis ennem minu teadvusesse ei jõudnud. Aga nüüd, kui ma läksin sellega kaasa ja olles ka natukene õppinud või saanud asjadest aru, kuidas seda märgata, kuidas seda ennetada, siis jõudis ka minuni see, et ma olen ise kogenud seda ja ma ei taha, et minu treenitavad ja minu lapsed seda kogeksid. Aga olen sinuga väga-väga nõus, et ka sinuga koostöö on ju olnud meil sellel suunal, et see teine, millele me tahame täna väga palju rõhuda, see just see ebatervislik suhtlemine ja käitumine, olles ise treener igapäevaselt, eks kogeda, kuidas sellega toime tulla ja kuidas proovida ka oma vanadest mustritest välja tulla ja tagasi tulla, et ei juhtuks minu treenitavatega ja minu sportlastega just seesama, et mida sa ütlesid, et nad ei tunneks ennast nii, et ma väga tänan, et me jagame neid mõtteid, sest see on väga-väga oluline sulle, mulle, kui ka ma väga loodan ka nii sportlastele kui treeneritele, et kuidas siit nüüd heas mõttes edasi minna ja kuidas toetada nii treenereid kui sportlasi. Ja see ongi õudselt oluline küsimus, et kui selle teema tõstatada, et kuidas me saame rohkem rääkida võimalikest põhjustest, miks see nii on ja just mitte kriitika nurga alt, vaid selle nurga alt, et kuidas me saame aidata, et seda enam ei oleks. Absoluutselt nõus. Saame seda vähendada, et mis on ka nagu selle sama tihtipeale selliste kriitiliste teemadega, ükskõik mis see on, mis tuleb ülesse, me kipume lihtsalt minema selle kriitikaga kaasa ja lihtsalt nagu panema sinna veel otsa, aga tegelikult võiks nagu rohkem tähelepanu minna sinna, et kuidas me saame lahendusi leida, mis me saame teha selleks ja jällegi need sammud ei ole lihtsad, nagu sa ise tõid ka välja, et treenerina harjutada ennast ringi oma tavapärastest käitumise suhtlemismustritest ei ole lihtne, ei olegi lihtne ja sellepärast ongi vaja tegelikult läheneda. Ma ise arvan, et sellele teemale ja sellele murele väga mitmetasandiliselt. See vastutus ei pea ja ei saa olla ainult treeneritel, et vot nii, nüüd treenerid hakkake muutma ennast. See ei ole nii, et see tegelikult peaks tulema ikkagi mitmel tasandil, mis on nii lapsevanemad, sest lapsevanemad mängivad väga suurt rolli selles, kuidas ütleme
sportlased oma sportlaste eest läbi käivad ja mis nad seal kogemustest kaasa saavad, ka nende reaktsioonid mingisugustele treeneri käitumistele on väga olulised, mis sõnumeid nemad saadavad. Samamoodi see, kuidas nemad ise suhtlevad, kui on, ütleme, sellised olukorrad, eks. Et seal on kaks vahet, kas see, et laps tuleb koju ja näiteks, ütleme, nutab ja räägib sellest, et kuidas ta sai sõimata ja siis lapsevanem ütleb, et noh, aga treener ongi vahepeal selline, et pole hullu, et umbes katsu sellest üle saada. Et noh, see jällegi normaliseerib seda, et treeneri käitumine justkui nii peakski olema. Kindlasti ei ole siin ka see koht, kus lapsevanem peaks ütlema, et täiesti uskumatult nõme treener, no täiesti lõpp, ta on ikka nii loll. Ja helistama kohe ja helistama treenerile ja just absoluutselt. Et nagu olukord on ikkagi selline, kus me saaksime selle asjale natukene laiemalt läheneda ja siinkohal ma tahaksingi enne, kui me hakkame võib-olla praktilistest näidetest rääkima, natukene puudutada ka seda võimalikku tausta. Jällegi siin võivad põhjuseid olla väga palju erinevaid rääkima ja siin on nagu võib-olla kaks sükest suuremat nagu valdkonda, et üks on isiklikud varasemad kogemused, mis on treeneril olnud, et ta nii käitub, pluss sinna juurde lähevad siis isiklikud oskused, mis on hästi palju just enese ja emotsionaalse regulatsiooniga seotud ja kolmas asi on kultuur. Ja kõik need asjad mängivad väga suurt rolli. Et kui me võtame need kolm asja kõik lahti, siis tegelikult alustades sellest kõige laiemast spordikultuurist, siis spordikultuur tegelikult ongi ju väga palju selline, mis tugevdab ja soosib justkui seda, et meil peaksid tulema kiired tulemused. Et põhimõtteliselt spordis osalemine tähendab seda, et sa peaksid saama kohe tulemusi ja mis on kõige hullem, on see, et see on tekitanud olukorra, kus meil on justkui laste ja noorte eliitsport, mis on täiesti jabur. Juba varases eas, juba varases algstaadiumis. Täpselt. Või peaks olema noorsportlaste teel peaks olema arengule suunatud sport, mitte tulemustele suunatud. Ja siin jällegi ei ole teema ainult treenerites, vaid ka lapsevanemates. Mitmetelt treeneritelt, kellega mul on olnud au koostööd teha, nemad toovad välja just, et kus nemad oma näiteks treeninggrupis pigem toetavad seda, et me keskendume arengule, kõik saavad mänguaega, kõik saavad mängida. No näiteks kui on tegemist pallimängualaga, eks, ja räägib seda filosoofiat. Tema filosoofia on see, et ta tahab kõik individuaalselt edasi arendada näiteks, aga lapsevanem on see, kes hindab treeneri efektiivsust ja kasulikkust selle järgi, kui kiiresti tema laps saab mingeid tulemusi. Ja mis tulemused tal ja pahatihti ma korraks segan vahele on ka alaliit ju seadnud mingisugused kriteeriumid, eks siis nagu tunnustamise ja toetuste näol. Ma tean, et ja ma loodan, et see väga muutub, aga siiamaani see nii on olnud ja see ongi üks, mis sunnib ka seda klubi juhti tegelikult selle treeneri käest seda nõudma ja ta peabki muutma seda. Ja sa toodki hästi sujuvalt hästi sisse selle veel kõrgema tasand, et üks asi on see, mis on siis inimesed, kes on ümber sportlas, on ju, aga teine asi on see, mis on siis see organisatsioon ja mis on see, mis loob tegelikult selle kultuuri, et ka tegelikult treeneritel ongi pinge tulemusi toota, mitte ainult lapsevanemate poolt. Ja jällegi ma ei ütle, et kõik lapsevanemad sellised on väga palju väga toredaid toetajaid lapsevanemaid, aga lihtsalt, et tuua pilti, millised mõjutegurid võivad olla, mis on laiem see kontekst ja mis ongi oluline on see, et ongi sellised nõudmised juba noorte eas tulemuste saavutamisel, need ei tule treenerile enda seest tihtipeale. Need võivad tulla ka väliselt, sest et kas siis alaliit või lihtsalt spordikultuur justkui soosib seda ja nii paljudel treeneritel tegelikult võibki olla pinge, et mina ise olen hea treener siis, kui ma saan tulemusi. Kui ma võidan just, et ma pean selle mängu võitma, ma pean. Ja see on nii tähtis selleks, et ise saada kindlust, et ma olen hea treener ja see jällegi tekitab minus nagu kohe sellise, kuidas öelda, eesti keeles on nii raske seda tõlkida, inglise keeles on väga hea sõna on compassion. Ja compassion põhimõtteliselt tähendabki seda, et me mõistame teise olukorda ja me tahaksime justkui aidata. Et siit me nagu saamegi võib-olla liikuda sinna, et kui me teame neid mõjutegureid, me teame seda, et spordikultuur on ka selliselt üles ehitatud, et hea treener on see, kes toob tulemusi. Seda kahjuks toetab ka mingil määral rahastussüsteemid võib-olla, tunnustussüsteemid võib-olla, et samamoodi me ju tunnustame enamjaolt treenerid tegelikult, kes toodavad tulemusi. See on lihtsalt hetke olukord, eks. Ja jällegi see ei tähenda seda, et need, kes toovad tulemusi, ei võiks olla ka head treenerid, on ka neid näiteid. Et see on see veel üks, ma lihtsalt panen siia sellise võib-olla nupukese külge, et me seda ära ei unusta tulemise tagasi, on see asi, et me peame rääkima ka treeneritest, kes toovad tulemusi, aga teevad seda tervislikul viisil.
neid treenereid on ka ja nad ei saa piisavalt tähelepanu. Et see on ka üks asi, mida tuleks mainida, aga see läheb natuke võib-olla kõrvale. Et tulles tagasi nende erinevate tasandite juurde ja kui mõeldagi, et millist rada pidi me saame minna selleks, et lahendusi leida, et see ongi nüüd see järgmine küsimus ja jällegi siin see lahenduste leidmine ei peaks olema ainult treeneri sees ja tema individuaalne nii-öelda asi, vaid see tegelikult võiks olla jällegi mitmetasandiline. Kuidas me saame hakata astuma samme kõikidel tasandil sinna, et ei oleks sellist asja nagu laste ja noorte eliitsport, vaid oleks sport, mis võrdsustab täpselt samamoodi sooritust ja tervislikku heaolu. Ja mis on veel kõige olulisem selle juures on see, et kui sportlane on vaimselt terve ja ta heaolu on ka tagatud, siis tegelikult see aitab sooritusele kaasa. Need ei ole kaks eri asja. Et me ei saa nii-öelda teha erisust, et kas me tegeleme nüüd heaolu toetamisega või me tegeleme sooritusega, et justkui mõlemad korraga ei saaks teha, vastupidi, väga hästi saab. Ja sellest tuleb kaasa ka see, et need sportlased lihtsalt püsivad spordi juures kauem. Sest mis on veel üks hästi suur probleem, ongi see, et noored tihtipeale kukuvad välja spordist. Ja mis selle suur põhjus võib olla, ongi see, et see heaolu osa on nagu saanud vähe tähelepanu. Peamine tähelepanu on läinud kogu aeg sellele, mis on sooritus, võidud, tulemus. Ja ilmselgelt see tekitab pinget ja üks ülioluline asi veel, see tekitab pinget mitte ainult sportlastele, vaid ka treeneritele. Et ka treenerite enda heaolu on ülioluline siin selles terves, selles pusles, et tegelikult on uuringutes jällegi leitud, et need treenerid, kes kasutavad rohkem kontrollivat stiili, mis on siis see, mis on rohkem karistav, karjuv, kontrolliv, sõimav, häält tõstev sellineks ja kes väga palju valikuid ei anna, vaid niisugune lihtne põhimõte on see, et mina ütlen, nii teeme. Ja see, mis mina ütlen, on õige ja asjad ei ole diskuteerimiseks. Et kui sellist stiili kasutada ja tegelikult kui treener ise käitub väga kontrollivalt ja karjub ja sõimab, siis treeneri enda heaolu on ka madalam kui siis, kui treener tegelikult kasutab autonoomsust toetavaid käitumisi. Ja jällegi siin ma tahan selgitada korraks, et autonoomsust toetavad käitumised ei tähenda seda, et ma poputan ja paitan. Et see on alati see, mida ma kohe kuulen, et ahah, et kas siis peaks olema selline, ei pea, vaid see on see, et nõudlikkus on hea, aga nõudlikkus tuleb läbi aitamise, toetamise, jõustamise, õpetamise, arendamise, suhtlemise, tagasiside. Kõik need asjad on seal olulisel kohal ja kõige nende läbi saab toetada väga hästi ka arengut. Et see ongi see sama asi. Küll aga on jällegi vahe selles, et kas me keskendume lühiajalistele tulemustele või me keskendume pikaajalistele arengutele ja sellele, et ta tegelikult pikaajaliselt arendaks ennast edasi ja samal ajal areneks läbi spordiga inimesena. See on ka üks hästi-hästi oluline aspekt. Ja kui treener näiteks saaks õppida ka enda efektiivsust treenerina, mitte hindama selle läbi, et ma toodan tulemusi järgmisest võistlusest, järgmisest mängust, vaid minu ülesandeks on see, et ma toetan nende individuaalset arengut ja mitte ainult sportlase ja sooritajana, vaid ka inimesena. Kui me saame sinnamaani, et see on see asi, mida meie treenerid oskavad iseenda puhul hinnata ja oskavad oma väärtustesse vaadata, miks ma midagi teen, milline treener ma olla tahan. Ja seda hakkab hindama ja toetama ka alaliit, hakkab hindama ja toetama ka üldsus, et me nii-öelda keskendume rohkem treenerite käitumiste ja õpetamisviiside kvaliteedile. Ja see, kuidas nad arendavad mitte sooritust, vaid arendavad ka inimest, siis me võime kuskile jõuda. Et see on võib-olla esimene suurem mõte, mis oleks lahendustele orienteeritud, et kuidas me saame sinna jõuda, kuidas me saame aidata. No kuulates sind, siis ma ütleks lühemalt just enda kogemuste pealt, et selle sama karjumisega, nii nagu sa välja tõid, eks tulemust on vaja, meil on vaja see võit saavutada, siis siiamaani see muster on olnud selline, et kui see on karjumine, kui see on nõudlik, siis see sportlane hetkel ta teeb selle tulemuse ära, eks. Aga mis edasi saab, seda keegi ei tea. Ja see on pigem kaasa tulnud, kui sul on neid sportlasi palju, eks. Mõnele see võib-olla sobibki, ega me ei väidagi, et see on lausvale. Ja mõnele see sobib, kui sul on selline kontrolliv ja ta tuleb sellega kaasa, aga enamus jaost ikkagi seda sama arengut, inimese selliste heaolu
ei jää, et kui see treeningperiood saab läbi, siis see elu enam ei ole nii tore, sellepärast et ei ole sellist kontrolli, ei ole sellist nagu nõudmisi ja keegi ei ütle sulle ette, mis on õige, eks, ja mis on vale. Ja mulle meeldib, et sa tõid välja selle, et ühe aspekti, et miks palju sportlased ei jää oma ala juurde või üldse spordi juurde ei jää. Et kui vaadata nagu maailmas üldiselt ringi, siis need suured legendid ja suured, kes on jäänud spordi juurde, kes toetavad seda, kes innustavad just neid noori, kes on eeskujuks ja eestkõnelejaks, et nemad on ikka sellised, kes on sellest, nagu öeldakse, mentaalselt väga hästi sellest välja tulnud. Kas need nüüd, me ei tea, kas need on kaasasündinud omadused või on tal juba nõnda öeldud algusest peale juba see esimene treener on olnud selline suunav ja need mentaalsed oskused ehk siis enda heaoluga hakkama saamine on tulnud nagu loomulikku rada pidi ja ta saab sellega hakkama ka pärast, kui see karjäär on läbi. Et mul tekkisid kohe jälle endal need mõtted, kuidas minu karjäär lõppes, mis minu peas olid ja kuidas mina noore treenerina alustasin, et ma juba mainisin, nende mustrite muutmine on väga raske. Ma olen sellega tegelenud väga palju ja ikka nii mõnigi kord. Ka viimane mäng, kui see heas mõttes emotsioon, selline hüppamise ja naeratamise emotsioon sai karistatud, siis mul vahel nagu tekib küsimus ka, et kas treener ei saa siis selle hetke soorituse juures nagu mitte ühtegi emotsiooni näidata. Et kohati tundub see nagu, et ma pean nagu täielik rahu olema, aga mõnda emotsiooni ju tegelikult tahaks näidata ja sa saad aru, et see ei saa minna sinna üle piiri. Sa enda sees, eks seda tead, aga mingisugust emotsioone. Et me ei räägi praegu, et me peame kõik oma emotsioonid ära võtma, mis tekitavad need asjad või need sooritused, mis me ei ole omavahel sportlasega kokku leppinud, eks, et need ikkagi tekitavad ja mis on okei tegelikult ennast väljendada, on ju. Et see on kuidagi meil spordimaailmas nüüd nagu nii maha võetud, et see on ka üks aspekt, mida ma lisaks juurde, et mida tahaks nagu ka mõista rohkem, et me ikkagist jääme ju inimesteks, meie treenerid ja sportlased, meil on ikkagist emotsiooni. Me teeme seda suure kire, meile meeldib see ala, aga meid ei saa ka nagu päris, nagu öeldakse, lukku panna, et meil need emotsioonid siis tuleks pärast sooritust ja omavahel räägime. Et see on ka niisugune huvitav mõttekäik, mis mulle nagu kuulates nagu kaasa tuli. Absoluutselt ja issand selles asjas, mis sa ütlesid, seal on umbes 5 erinevat suunda, kus ma tahaks minna. Aga ütleme, kui minna selle viimase asjaga edasi, mis on just see emotsioonide näitamine, siis jällegi tulemegi tagasi, et me ei räägi ekstreemsustest. Et ütleme, et kui me ei räägi sellest, et nüüd peaks olema see, kus treener lihtsalt istub ja ei tee mitte midagi. See ei ole kasulik. Et me räägimegi sellest, et lihtne küsimus mulle juurde tagasi tulla on see, et kui mina nii käitun, kas ma ise endale treenerina meeldin? See on esimene asi. Kas ma tõsiselt, kui ma vaatan enda väärtustesse, milline ma treenerina olla tahan ja millisena ma tahan, et minu treenitavad mind mäletaksid. Kas ma meeldin endale sellisena, nagu ma praegu käitun? See on esimene küsimus. Ja teine asi ongi see, kas see, mida ma suust välja ütlen, kas see aitab kaasa hetkeolukorras sellele inimesele, kellel on raske, sest et enamasti, kui treenerid väga aktiivselt sekkuvad, on ju tegelikult see, kui tuleb aidata enda mängijaid, enda treenitavaid, enda sportlasi, ükskõik kuidas võtta. Ja küsimus ongi selles, et kui me teame, et sellel hetkel, sellel inimesel, kelle ma midagi ütlen, tal on raske, kas see, mis mina praegu ütlen, aitab kaasa või see paneb veel pingeid otsa? Ja see pigem teeb selle olukorra veel raskemaks talle. Vot see on küsimus. Ja need 2 asja ei räägi mitte midagi sellest, kas me väljendame ennast kehaliselt näiteks emotsiooniga koos või mitte. Ma võin olla väga kasulik ja hea treener nii-öelda ja väljendada ennast nii, et ma aitan mängijat või sportlast ka siis, kui ma väljendan ennast täiesti kehakeelega. Ma võin jumalast kaasa minna, aga oluline ongi selles, et kas see, mida ma ütlen välja, ja mis tooniga ma ütlen, kas see aitab kaasa või ei aita.
Ja see on küsimus, mitte see, et see peaks inimene istuma ja olema nagu mingisugune budakuju. Absoluutselt mitte. Et sellest me ei räägigi. Ja issand jumal, head emotsioonid, jumala eest, laske kõik välja, kui tuleb. Aga see on nagu see oluline küsimus. 2 asja. Kas mina endale treenerina päriselt ka sellisena meeldin? Mitte ma ei hinda selle põhjal, kas ma tulemust toon, vaid kas ma endale meeldin, kui ma nii käitun. Ja teine asi, kas see päriselt ka praegusel hetkel aitab midagi kaasa selles hetkeolukorras sellele inimesele, kellele ma seda ütlen ja kuidas ma ütlen. Ütleme nii, et see viimane kogemus, mis sa ütlesid, et see viimane situatsioon, mida ma kirjeldasin, siis mulle endale meeldis, sest see olukord, mida ma nägin, oli äge. See oli nagu äge, aga keegi otsustas teisiti ja mulle endale meeldis, sellepärast et sa ootadki mängijatelt selliseid tegevusi. Aga jah, mis see teine osa seal, et no ja siis said reaktsiooni ära, aga siis läksid jälle ja mängijal ütlesid muidugi edasi seda, mida vaja oli. Aga ma tooks välja siin, et sa tõid välja, et kas mulle meeldib enda käitumine ja tõid välja, et selles olukorras on ju vaja mängijat aidata. Ja mina paneks siia juurde veel mõtte ka, et see olukord tegelikult ärritab meil mõlemid, nii treenerid kui mängijad. Ja treeneril on ekstra vaja seda oskusi jääda ise, nagu öeldakse, selleks esimeseks endale meeldivaks ja võtta endalt see kõik maha ja võtta nüüd see ja öelda siis mängijale, et mis nüüd edasi. Et see ongi asi, mis vajab väga palju õppimist ja see ei tule ka kõikidel treeneritel kohe. See ongi see asi, mis ma tegelikult kutsukski inimesi, mitte ainult treenerid, vaid ka inimesi lugema, õppima, kasutama neid ja harjutama, sellepärast, et see on äge, see tunne, et nüüd, kui ma selle ära hüppasin ja see tuli ja mulle endale meeldis, ma tean, aga hetkel on tulemus selline, aga me lähme siit edasi. Aga see teadmine ja kui ma hetkel ütlen, et mina seda hüppamist ka järgmine kord ära ei võta, kuigi seda arvab võib-olla keegi teistmoodi. Aga see selline käitumine ja nagu sa ütlesid, see oskuste kasutamine ja nägemine siis sportlaste peal, see on niivõrd äge, et ma tõesti väga, nagu öeldakse, mitte ei kutsu, aga see on nagu koht, kus tasuks nagu õppida, kasutada, rääkida ja jagada oma kogemusi, et see on nagu väga äge tunne just treenerina. Absoluutselt ja siin me jõuamegi võib-olla esimese nagu hästi sellise konkreetse lahenduseni, mis võiks võib-olla aidata, ongi see, et me saaksime toetada treenereid sellega, et nad õpiksid rohkem ühendust saama oma väärtustega ja enda nii-öelda treeneri filosoofia luua, et kuidas ma tegelikult treenerina käituda tahan, mitte treeningplaanid, seda oskad kõik teha, aga see, kuidas mina tegelikult ise endale treenerina meeldin, mida ma tahan, et minu sportlased kaasa võtaksid minuga koostööst. Ja ma loodan, et selle vastus ei ole ainult see, et nad said tulemusi. Ma päriselt ka loodan. Et just see, et mis on nagu tegelikult minu enda väärtused treenerina. Tahan ma olla toetav, tahan ma olla suhtlev, tahan ma olla avatud, mis iganes sealt tuleb, eks. Ja teine asi, mis on ülisuur oskuste plokk, nimetan oskuste plokk, seal on palju oskuseid, on emotsionaalne ja käitumuslik eneseregulatsioon. See, et ma tõesti ise õpin kõigepealt ennast tundma, enda emotsioone tundma, see nõuab eneseteadlikkuse oskust, eneseanalüüsi oskust, emotsionaalse teadlikkuse oskust ja teine samm siit edasi, kui me oleme kõike seda teadlikkustama õppinud, mis ei ole üldse mugav protsess. Ei ole. Absoluutselt. Ja järgmine samm siit on see, et ma õpin nende emotsioonidega tervislikult toime tulema ja siis ma saan hakata enda käitumisi juhtima. Et jällegi kõik inimesed on võimelised ja üks asi, ma rõhutan seda veel, kõik inimesed on võimelised neid asju ja neid oskuseid õppima. See lause, et mina lihtsalt olengi selline treener, tuleks ära kaotada ja isegi mitte ainult treener, et ma lihtsalt olengi selline, tuleks ära võtta, sest et see on lihtsalt vale. Sõna otseses mõttes see on vale. Kinnitan seda. Ja kui me saame selle sinna juurde ja pluss siis see teine asi, mis oleks siis võib-olla see laiem tasand, et kui treener ise õpib ennast niiviisi hindama, et mina tegelikult olen efektiivne sellisena, siis selge see, et seda sama lähenemist peaksid toetama, ma ei saa öelda peaksid, võiksid toetada ka laiemad organisatsioonid, spordiklubid, alaliidud
ja lapsevanemad ja me õpiksime tunnustama treenereid just mingisuguste selliste kvaliteedinäitajate põhjal. Mitte me ei tunnusta treenereid selle põhjal, kui palju nad noorteklassis toovad kellelegi tulemusi. Ja need kaks asja peavad käima koos, sest et selge see, et kui treener ise tegeleb endaga ja ta õpib ennast hindama teisiti ja enda käitumisi hindama teisiti, oma efektiivsust treenerina hindama teisiti kui ainult tulemustega. Jällegi, ma ei võta tulemusi ära, jumala eest, muidugi kõik treenerid teevad ju tööd selle suunal, et tuleks ka tulemused, aga fookus ei oleks see peamisena. Et ütleme see, jällegi, kui me tegeleme teadliku arendamisega, et meie fookus on, mina tahan arendada sportlasi pikaajaliselt terviklike inimestena ja sportlastena ja mitmekülgselt tahan neid arendada, siis see viib tulemusteni. Tulemused tulevad niikuinii, me ei pea selles mõttes keskenduma, aga keskenduda rohkem sellele kvaliteetsele tööle, mida ma teen ja pikaajalises mõttes kaotame ära selle, et iga järgmine nädalavahetus on maailma kõige tähtsam võistlus, sest et siis võtavad selle sama suhtumise endale ka sportlased. Ega see on see sama asi, et kust tuleb näiteks noortespordis ja lastespordis nii palju igasuguseid vigastusi ja läbi vigastuste mingite võistluste tegemist. Neil on sama suhtumine. Iga jumala järgmine võistlus on maailmameistrivõistlus. Ma lisaks siia juurde, see paneb peale selle mentaalse pinge ja see on see krambis olek ja ta ei ole mitte enne võistlust selles, vaid ta on terve see nädal aeg ja see kohutavalt väsitab ehk seda pead ja vaimu juba ja sealt edasi juba tekivadki need samad, mis sa välja tõid, need vigastused. Ja võtte, see on nii oluline punkt, hea, et sa selle uuesti mainisid, sa mainisid seda juba enne ka tegelikult, et mis on väga oluline teada võib-olla lihtsalt psühholoogia teadmistest on see, et kui sportlasel on treeningul ja mida tihtipeale sellised nii-öelda karjuvad ja kontrollivad käitumised kaasa toovad, nad toovad selle pingeseisundi. Kui sportlasel on ärevuse seisund, siis tema frontaalaju osa, prefrontaalkorteks, mis tegelikult vastutab peamiselt selle eest, et me õpiksime, et me saaksime kasutada enesejuhtimist, see, et me saaksime planeerida, see, et me saaksime tähelepanu suunata, see kõik asub siin. Ja kui on üleval kogu aeg ärevus, hirm, pinge, viha, ärrituvus, see asi siin lülitub mängust välja. Lihtsalt aju töötab nii. Ja mida see siis tähendab, on see, et tegelikult see info, mida treener väga tahab, et sportlane vastu võtaks, ei jõua salvestuda, ta ei jõua kohale ja sportlane ei saa seda ka kasutada, sest lihtsalt tema emotsioonid on nii kõrgel, et see lülitab selle sama enesejuhtiva ja eneseteadliku osa ajust välja. Ja see on ka hästi oluline teadmine. Ja ma toon siin võib-olla kohe selle näite kõrval, et miks tuleb vahepeal nii välja, et kui ma karjun talle ühte asja, siis ta kohe teeb ka. Jah, ühele pisikesele asjale ta suudab keskenduda. Ja. Aga kui ta peaks ise selles olukorras nüüd mõtlema hakkama ja ta peaks mingeid muudatusi tegema, on cancel. Ja miks on cancel, on jälle see sama, et tema see aju osa siin ees, mis tegelikult tegeleb planeerimise, infotöötluse, kaasa mõtlemisega, arutlemisega, see on väljas. Aga kui on inimesel kõrge emotsioon, ärevus ja hirm, siis ta suudab keskenduda ülikitsalt ühele asjale. Meil tekib selline asi nagu tunnel tähelepanu justkui. Ja ühte asja ma suudan, ja väga hästi suudan. Aga kohe, kui tuleb mingisugune muutus, ma olen täiesti erroris, et mis ma nüüd teen. Ja ma ise mõelda ei suuda. Ma suudan ainult seda ühte asja meeles pidada ja kasutada, mida mul just karjuti. Aga see on ka kõik. Ja kui me mõtleme nüüd tegelikult sportide peale, vahet pole, kas on sportmäng, sportmängud on võib-olla veel eriti sellest nagu mõjutatud, aga kogu aeg on ju muutuseid. Just tahtsingi öelda, et sa ei saa nagu eriti pallimängudel, seal on nii palju erinevad mõjutatud, kui sa sellesse kinni jääd, siis ja sa võid saada kas siis palliga pähe või litriga pihta, aga sellest võib tekkida kohe suur vigastus ja kui seda ei toimu. Aga mina tooksin siia juurde veel selle, et sa rääkisid nüüd just hästi, et treener hakkaks siis nagu iseendast ja hakkaks oma filosoofiat nagu arendama, aga see on jube raske, see nõuab väga suurt, nagu öeldakse, oma endale kindlaks jäämist. See esimene, mis on väga oluline, on see, et seletada seda kõigepealt ka oma laste vanematele, selgitada, see on väga-väga oluline ja tegelikult kõige-kõige esimene on oma treenitavatele, aga nendega, kui see protsess toimub, siis nad on selle sees. Lapsevanemad, siis klubijuht ja see. Ja
ka natukene oma kogemustest võib see tekitada treeneril sellist nagu võib-olla alguses niisugust häbenemist, sellepärast, et üldsus ju nõuab, kui ma juhin mängu ja ma olen rahulik, see tähendab seda, et ta on juba alla andnud, ta nagu ei tee. Et kuna minu spordiala on selline emotsionaalne, eks, ja ma ise olen selline emotsionaalne, et see muutus on olnud mõne jaoks võib-olla selline drastiline, aga minu see heas mõttes soovitus nendel treener jääda ikkagi iseendast. Ja on hetki, on libastumise ja aga ikkagi tagasi tulla enda väärtuste, enda põhimõtete juurde ja selleks, mis tekitab minul seda rahulolu. Sellepärast, et kui mina ei ole endaga rahul ja mina ei ole oma tööga rahul, siis sportlased ja treenitavad ju tunnetavad seda, et seda julgust jääda endas, see on paganama raske, see on väga raske, aga ikkagist jääda selle juurde. Et see, et sa tõid välja, et tead need spordialaliidud, et me saaksime tegelikult noorte sporti tuua selle väga sellise tervise õhkkonna ja sellise rõõmu, et alguses ikkagist oleks see nagu selline fun sport, mida me tegelikult kõik tahame. Ja siin juures on alaspetsiifilised, mõni ala väga noorelt, ta peabki minema selle suunda, aga selle väga noorelt sinna profi suunda saab ka minna ju sellise väga tervislikult ja väga heaoluga ja need tulemused eks tulevad. Et see on nagu selline, me tahame nagu väga suurelt, aga see peab hakkama nagu step by step läbi selle väärtustamiste just selliste treenerite tunnustamise ja väärtustamise ja see, eks see paus praegu annab meile ka rohkem aega keskendumas sellest, rohkem rääkida ja mis kõige olulisem, alustada sellest, et kuulata oma sportlasi. Et nii mõnigi on jõudnud võib-olla sinna staadiumisse, et ma teen kuni keskkooli lõpuni, ma teen, mis treener ütleb mulle, ma teen selle ära ja siis ma rohkem ei taha. Et jõuda praegu selle pausi juures ka sinna, et kuulata oma sportlasi ja võib-olla ka spordiklubide juhid kuulata oma treenereid ja võib-olla ka alaliidud kuulata siis klubi juhte ja siis edasi võib-olla sealt kõrgemalt veel, et kuulata. Et nüüd hetkel ongi, ma ei ütleks, et mitte restart, vaid selline uus hingamine ja uus mõtlemine ja üksteist rohkem kuulata. See on ülioluline punkt, see üksteise kuulamine ja see eeldab diskussiooni. Et ma nagu täiesti tulekski selle juurde, et luua jällegi mitte kindlasti ka treeninggrupis seda, treener-sportlased omavahel diskussiooni, avatud arutelusid, see, et tagasiside küsimine oleks regulaarne protsess, mida tehaksegi mingi aja tagant, kus treener ja jällegi ma tean, et neid treenerid on, kes ongi küsivadki avatult ka sportlaste tagasiside, et mõne jaoks on see regulaarne protsess, mis sujuvalt käib, mõni reaalselt küsibki tagasisidet treeningprotsessi kohta ja mis neile meeldib, mis ei meeldi, küsivad näiteks ütleme hooaja keskel, hooaja lõpus, just see, et arendada sellist kliimat, kus on okei küsida, on okei tuua välja mingeid asju ja kus oleks avatud suhtlus. Ja avatud suhtlus ka selle koha pealt, sa tõid enne välja, et ma jäin korraks sinna ka mõtlema, kus see avatud suhtlus saab veel oluliseks mitte ainult tagasiside küsimine, mis võiks regulaarne olla ja sportlaste kaasamine, kui me mingisuguseid otsuseid teeme või arutame midagi, siis teine asi, mis on ülitähtis, on ka see, et me oleme valmis vabandama, kui me paneme pange. See on üks asi, mida tehakse liiga vähe, et see tundub just, kui see oleks kuidagi selline, mis annab märku, et ma ei ole just kui piisavalt enesekindel või midagi. Ma olen mingit sellist juttu kuulnud, aga see on täiesti asi, mida tehakse liiga vähe, et lihtsalt on okei. Ja sa ütlesid nii hästi, on okei, et me vahepeal eksime, muidugi on okei, aga oluline on see, et me ka vabandame. Et kui me paneme pange ja tõesti täiesti keesingi üle, olidki emotsioonid üle pea, aga ma tean ise, et see ei olnud tegelikult minust õige, siis ma vabandan. Reaalselt see muudab nii palju see väike sõna, et selles suhtes see on ka... Aga see peab olema siiras ja see peab olema mitte nii, et igapäevane, eks, et see võib tekitada ka mõnes, kes on mõnes olukorras meil, et liiga palju on neid vabandusi, et sa pead kellegi eest kogu aeg vabandama, aga just siiralt see iseenda seest ja võib-olla ka ütlemine, miks ma vabandan. Kindlasti. Jah, aga ma segasin vahel.
ja samamoodi ka need suhtlusliinid jällegi sinna ülespoole ka, et oleks rohkem avatud suhtlusliine, kommunikatsiooni, tagasiside küsimist ka alaliidu ja treenerite vahel. Et see on ka nagu üks oluline asi või samamoodi mina näeksin kohe ka ühe praktilise suunaga ka treenerite omavahelisi co-visiooni gruppe. See, et oleks meil ka normaalne, et treenerid omavahel saavad kokku, et vahetada kogemusi. Jah, ma olen täiesti kindel jällegi, et osad seda teevad, aga see, et ka seal võib-olla arendada sellist nagu natuke, kuidas öelda, struktuursemat lähenemist, et seal oleks ka okei jagada neid pangepanemisi, üksteist õpetada, pakkuda üksteisele nõu, kuidas mingites olukordades läheneda, et meil oleks rohkem ka avatud suhtlusliine treeneritel omavahel, treenerid alaliit, treenerid, sportlased, treenerid, lapsevanemad, kõik need asjad, et meil oleks lihtsalt omavahelist kommunikatsiooni rohkem. Ja jällegi ma kohe siinkohal mainin, et see jällegi ei tähenda ekstreemsustesse minemist, et ma iga nädal nüüd kõikidega suhtlen kogu aeg. Ei, absoluutselt. See, et need liinid oleksid lahti ja me teeksime seda nii-öelda mingil määral regulaarselt. Ja muidugi ma kohe siin tulen jälle selle juurde, et ma tean Eesti olukorda, kuna mul on olnud jällegi suur au teha koostööd paljude alaliitudega, eriti viimasel ajal läbi enda töö Audenteses ja ma näen, kui palju on seal ka sellest puudu, et meil on vaja inimesi rohkem alaliitu. Meil on vaja rohkem ressursse, et seal oleks inimesi, kes saaksid tegelikult sükeste asjadega tegeleda. Sest ikkagi pahatihti kipub see olema nii, et need paar inimest, kes on ülipühendunud, on üle planeeritud, üle book-itud. Nad teevadki 10 miljonit asja seal alaliidus ja tegelikult siis ongi, siis ei saagi ju eeldada seda, et seal oleks ka veel see protsess kogu aeg käimas, aga jällegi mulle ei meeldi jääda kinni asjadesse, et nii on ja nii peabki jääma. Ma ikkagi tahaks jällegi otsida siit ka lahendusi, et kuidas me näiteks saaks luua ka alaliitude toetussüsteemi, mis puudutaks kvaliteeti. Et me teame, et näiteks mingisugune alaliit teeb väga kvaliteetset tööd pikaajalise arengu suunal. Ta suhtleb treeneritega, seal kaasatakse kõiki asju, kuidas me saame noori paremini toetada tervislikul arengul, mitte ainult sellele tulemusi tooteks, et me saaks kuidagi ka sinna rohkem mingisuguseid ressursse. Ma ei ole ekspert selles, nii et ma ei tea, kuidas see käima saaks, aga jällegi see, et me läheneme jälle hästi süsteemselt, et me ei taha anda ainult koormust treeneritele, me ei taha anda koormust ainult ka ütleme siis alaliitudele, kõik peaksid töötama koos ja mingit viisi nagu kuskilt poolt minema hakkama. Aga kas või need pisikesed sammud, mida me saame teha juba nii-öelda inimeste tasandil ja puhtalt treener sportlastele ja treeneri lapse vanematega, aga seal on nii palju ressursse. Aga selge see, et see saab järjepidevalt muutuma hakata ainult siis, kui me läheneme ikkagi ka laiemalt ja me läheneme ka organisatsiooni tasandilt. See on oluline. See on oluline ja tead, ma tabasin ennast mõttelt meie eelnevatelt, me oleme palju sel teemal vestelnud, aga kui sa ütlesid, et seesama seminar, kus mina olin ka ja sa ütlesid, et sa olid seal seminaril ja sinu selja taga olid teised treenerid ja see lause, mis nad ütlesid, et see ei ole mina, see ei puuduta mind. Et see on see koht, mis tegelikult peab igas inimeses nagu endas see treeneris peab kõigepealt see teadmine tulema, eks, et mitte, et see mind ei puuduta, vaid ma märkan, ma ennetan ja ma mõtlen läbi oma tegevused ja oma need emotsioonid ja oma koostöö selle sportlasega, et igal meist sel treeneril, meil tegelikult oma igapäevatöös, kui me teadlikult ei tegele sellega, siis on selliseid hetki, kus me käitume selliselt ja võib-olla ütleme oma sportlastele ja rääkimata koduski, eks, oma pereliikmetele me ütleme midagi sellist, mida me tegelikult ei mõtle ja see on okei, nii nagu me ütlesime, aga siia juurde tulebki ka see vabandamine, aga sa jõuad selleni siis, kui sa saad aru, et kuidas ma tegelikult tahan käituda, kuidas ma tahan, et see areng toimub, sest ka koduses miljöös, ka perekonnas on ju ka areng, kuhu me tahame sellega jõuda, kuidas ma tahan oma lapse arengut näha, kuidas ma tahan treenerina oma treenitavate arengut näha. Et see on nagu see üks koht, kus tegelikult peab see teadmine hakkama, kui me tahame muutust, siis treeneris esimesena, see ei saa toimuda sportlases, sest meie tegelikult juhime seda protsessi, eks. Ja siin koha peal ma jällegi õudselt toonitaks seda ka, et see avastus, iseenda avastamine oleks enesesõbralik.
ja samamoodi ükskõik, kas on treener iseennast avastab, ütleme, organisatsiooni inimesed hakkavad midagi avastama, uurida ja avastada neid asju ja teadlikustada neid asju läbi enesesõbralikkuse. Ja just mida ma enesesõbralikkusega mõtlen, ongi see, et vaatame uudishimuga otsa, et tegelikult minu jaoks on ju olulised need ja need asjad treenerina. Huvitav, aga ma millegipärast niiviisi ei käitu alati, et mis mind segab. Hakata uurima sealt, et mis asjad on need, mis on need emotsioonid, mis mul tekivad, kuidas ma saaksin leida kellegi koostöö, kes aitab mul lihtsalt arendada oskust emotsioonidega toime tulla. See aitaks minul treenerina käituda rohkem nii, nagu ma tegelikult tahaksin, nagu ma endale meeldin. Samamoodi jällegi uudishimulikult vaadata otsa, okei, ma olen näiteks klubijuht, ma olen ütleme alaliidus, mis on need pisikesed asjad, mis me saame hakata tegema? Ei pea tegema suuri muutuseid, pisikesed asjad, mis me saame hakata tegema selleks, et muuta seda võit iga hinna eest kultuuri. Kuidas me saame hakata muutma kas või enda spordis seda, et noorte ja laste puhul on meil eliitsport. No, me peame sinna jõudma, et me hakkame seda muutma ja me paneme sinna spordisoorituse kõrvale eluoskused ja me paneme sinna kõrvale heaolu. Kui me need kaks asja saame sinna juurde, siis see asi läheb ka selles mõttes soorituse mõttes paremaks. Sest me räägime ju ikkagi pikaajalisest arengust spordis, mitte ainult sellest, et me tahaks, et meil oleks tipp-lapp-sportlased, kes lõpetavad 13 aastat karjääri. No millest me räägime? Et just see sama ja ma tuleks jälle selle juurde, et kõik pisikesed sammud on olulised ja tähenduslikud. Kas või see, kui näiteks mina kuulan ja mõtlen, et okei, et mul endal on ka mõningad sellised asjad, hakata kas või ühest pisikesest asjast pihta. Et okei, ma tean, et see on see olukord, mis mind käivitab. Ma tean, et see on see olukord, kus ma kipun närvi minema ja kus ma kaotan oma kontrolli, eks. Kaotan kontrolli ära, emotsioonid juhivad mind. Okei, ma tean seda olukorda. Nüüd ma proovin hakata jälgima seda, et järgmine kord, kui mul see olukord tekib, ma esimese asjana proovin korraks märgata, mis emotsioon mul tekib. Lihtsalt emotsiooni panna tähele. See on juba samm edasi. Ma saan aru, et okei, praegu ma olen vihane, mul on viha, okei. See juba annab mulle natuke kontrolli juurde. Ja nüüd ma saan juba natuke otsustada, et kuidas ma käituda tahan. Ja jällegi üks pisike samm korraga ja läbi enesesõbralikkuse. Mitte nüüd võtta seda, et täitsa lõpp, et mul on ikka nii palju asju, mida ma pean arendama või mis ei ole õige või nii ja naa. Ei lähe kriitikasse jälle, vaid lähme tagasi sinna pisikeste sammudega, vaatame uudishimulikult otsa, mis on see pisike üks asi, mida mina saan teha. Ja see on tähtis. Et see on nagu ka see asi, et kuhu kipuvad lahendused vahepeal kinni jääma, on see, et meil oleks vaja justkui hästi suuri asju korraga. Ja suuri muutusi kohe suuri muutusi, mis tekitavad tegelikult lühiajalise efekti ja siis tekib jälle see sama üleküllastus ja siis ei taha seda üldse nähagi. Absoluutselt. Ja siin võib jälle lihtsalt ühe võib-olla viimase teadmise tuua nagu taustaks ka, et tegelikult need käitumismustrid, mis meil on sisse arenenud, need mõttemustrid, mis meil on sisse arenenud, need te võite mõelda, kui vanad te olete ja kui kaua need on kinnistunud. Ja siis saab mõelda selle peale, et okei, mul on see vana käitumine ja vana mõttemuster nii kaua kinnistunud. Nüüd võime mõelda, et kui palju ma peaks seda uut harjutama ja treenima ja arendama, et mul kinnistuks see uus. Ja siis me saame vastuse. Et tegelikult ongi oluline seda ka teada, et need käitumismustrite ja mõttemustrite ja emotsionaalsete oskuste arendamine on kõigil tehtav, aga see nõuab aega ja praktikat. Täpselt samamoodi nagu kõik teised oskused. Aga siin jällegi saab ülioluliseks, kui me räägime harjumuste kujundamisest, uute harjumuste kujundamisest, üks asi see võtab aega, aga teine asi, mis aitab selle arengule kaasa, on see, et me võtame väikse saavutatava asja korraga ja kui ma selle olen saanud omaseks, alles siis ma võtan järgmise asja juurde. Mitte see, et ma võtan 5 asja korraga. See on üks asi ja ma märkan neid pisikesi arenguid. Ma tegin ühe väikse muutuse, mis on saanud stabiilseks. Ma hindan ennast. Ma olen päris hästi tegelenud endaga. Nüüd ma võtan järgmise asja. Ja need pisikesed asjad kulmineeruvad sinna, et 1% päevas saab tegelikult aasta lõpuks ikka päris suureks protsendiks. Ja selle mõju on nii suur, et just see sama, et me saame aru, et selle pisikese muutuse mõju on tegelikult pikaajaliselt väga oluline. Ja mina lisaks nende pisikeste muutuste juurde tekkis ka minul selline arusaam, kus minul see muster tuli. Ja see arusaam ja vaadates nagu tagasi sellele mustrile, kus see nagu tuli, milliste treenerite poolt ja siis need järgmised väiksed sammud läksid iga kord aina suuremaks, kui ma mõistsin ja sain aru, selge,
ja et kust ta tuleb, miks ta on nii tugevalt kinni ja iga see samm läks nagu suuremaks ja enesekindlamaks ja see eelmine muster hakkas nagu minema väiksemaks, sellepärast, et ma ei saanud aru, vaid ma tegelesin sellega, et see ei ole okei, see ei pea enam minuga kaasa tulema, et see on nagu minu kogemus ka, mida ma jagaks, et see eelmine muster nagu lihtsamini ja kergemini ikkagist tuhmus. Ja mis tunnet see tekitab? Väga head tunnet, see tekitabki seda, et see enesekriitik saab nagu heas mõttes toidetud ja saab toidetud selles mõttes, et ta ei kargaks seal kõrval, aga see eneseväärikus ja enese tunnustamine jälle tõusis tema kõrval tunduvalt ülespoole ja olgem ausad, elus edasi aitab ja nendest rasketest headest ja suurtest kaotustest aitab ikkagist välja tulla see, kui see eneseväärikus ja see on tõusnud kõrgemale. Aga ma lisaks juurde oma 2 viimase aja kogemust treenerina, et üks võistkond, ma nime ei tahaks tuua, on kaasanud nii, et kui on time out, siis treenerid räägivad, otsustavad, mitte üks treener, peatreener. Ja siis, kui nad on otsusele saanud, kuidas nad edasi tegutsevad, mis muutusi on vaja, nad kaasavad ühe mängija ja annavad selle info edasi mängijale ja siis annab see mängija edasi võistkonnale, kui on vaja täpsustust. Treener, see ei ole iga kord, annab nagu need juhised, mis ta otsustas, aga ta kasutab ka seda, kui ta näeb, et see ei jõua kohale, siis ta kasutab ka seda, et ta võtab mängija ja mängija siis jagab. Ehk siis see on väga äge. Ma tahaks nagu seda proovida ja kaasata seda, sest töötades noortega ja ka koolis on see nagu toimunud edu, aga ma ei ole nagu näinud, et seda päris niimoodi kõrgemalt, et see on nagu üks äge. Ja teine asi on siis sealt seminarid saadud oskused. Need ei olnud kohe sellised väga suured, aga 1, 2, 3 sellist oskust seminarilt kaasa, kuidas siis seda väärkohtlemist siis nagu aidata ja märgata ja kuidas lapsevanana kodus nagu siis seda noort inimest suunata, et see on nagu väga äge. Et see on väga äge ja ja ma teen seda igapäevaselt ja see ei ole nagu kohustus, see tuleb juba nagu loomulikult ja ma olen jaganud ka seda nii lapse vanaemadele kui ka nagu öeldakse ümberringi inimestele, sugulastele, kellega me koos kasvame, et see on nagu nii äge areng, nii et ma väga soovitan seda heas mõttes kasutada, et kui juba sealt tasandilt tuleb selline kindlus selle lapsele, et siis need lapsed on enesekindlamad ja nad oskavad õigel ajal öelda stopp. Ei, minuga see ei ole okei, minuga nii ei tehta ja see aitab nagu väga palju kaasa. Ja siis ka hetkeks treener märkab, et väga hea, vau, siit on hea edasi minna. Vabandust, ma ei mõelnud nii, lähme koos edasi ja see, nii nagu sa ütlesid, see alguses välja, et see väga niisugune äge ja tervislik areng ja kindlus sellele noorele annabki lõpuks kokkuvõtteks selle, et sealt tulevad ägedad tulemused ja sealt tuleb üks äge noorsportlane, kes jääb ala juurde, ta innustab, motiveerib ja ta ei jää üksi ehk tema ju mõjutab seda tervet treeninggruppi ja üldse nagu inimesi ja kodus neid lapsevanemaid, et see hea vibe läheb edasi, et see on nagu, ma väga innustan ja kutsun nagu kaasa mõtlema sel suunal ja leidma eneses aeg ja vaadata ja minna sellega kaasa. Ja, et seesama, et enne me rääkisime, et kuidas treenerid saavad mõelda ja tutvustada oma filosoofiat, mis neil treeneril on. Ja teine asi ongi siuke, kui me tuleme jälle sinna konkreetselt väärkohtlemise juurde tagasi, siis tegelikult üks ülioluline osa on käitumisnormid, et mis on meie treeninggrupis okei ja mis ei ole. See on üks asi, mida võiks paika panna ja jällegi võimalus on muidugi koostöös sportlastega, et ka sportlased räägivad kaasa, et millist treeningkliimat me tegelikult tahame, kuidas me tahame üksteisega suhelda, mis on need asjad, mida me väärtustame, mis on need, mis ei ole okei. Ja need panna paika alguses ühiselt
ja rääkida, miks mitte rääkida ka läbi, et mis aitab kaasa, mis ei aita, et tuua need asjad välja, et need käitumisnormid aitavad kaasa jällegi nii treenerite kui sportlaste poolt, mitte ainult, et me räägime treeneri käitumist, vaid ka sportlaste, et mis on need asjad, mida me tahame näha treeninggrupis käitumistena ja mis on need asjad, mida me ei taha näha, rääkida need läbi. Ja kui asi puudutab nüüd, ütleme, kas või ka seda füüsilist puudutamist, mis on ikkagi oluline trennis, me peame ju mingitel hetkedel ka, treenerid peavad ju kuidagi nagu ka toetama, jällegi ülikihvt näide oli ühest treenerist, kes lihtsalt konkreetselt võttiski lahti, tal oli ka selles mõttes veel rohkem puudutamist puudutav ala, judo, ja tema rääkiski konkreetselt oma treeninggrupiga läbi. See, kui me teeme mingeid harjutusi, siis ma võin teid puudutada siit ja siit ja siit. See on sellel ja sellel ja sellel eesmärgil. Rääkis kõik ära. Aga kui keegi puudutab teid siit või siit, siis see ei ole okei, sest see ei ole vajalik. See ei ole selline asi, mis käib selle ala arendamisega kaasas. Ta rääkiski need asjad läbi. Ja jällegi see annab võimaluse üks asi, nagu sa tõid välja ka, et kui sina oled oma lapsele sellest rääkinud, siis ongi see, et laps ja noor ise teab ka, et milline puudutus on nii-öelda vajalik, mis on nagu spordis vajalik ja mis on see asi, mis ei ole okei. Ja see annab võimaluse sellest rääkida, kui juhtub üks või teine asi, eks. Aga teine asi see ka, et noor ise ka teab. Et siis ei teki ka vaata selliseid ebamugavaid olukordi, kus treener justkui enne igat korda, kui ta midagi näitab, peaks jälle küsima. Jaa, absoluutselt. Ta ongi ära rääkinud ja siis on ka see, et ei teki ka treenitavates ju selles mõttes vastuolusid enda sees, et kui näiteks võtame korvpalli on ja treener on rääkinud ja küsinud ka muidugi, see ei ole see, et treener räägib ja teeb kuulake, vaid kõik on nõus sellega, saavad aru sellest, et näiteks kui on vaja viset harjutada, siis treener võib tulla ja vahepeal näidata, ütleme, hoida su käest kinni ja näidata, kuidas seda panema peab. Siis see, et ta seda teeb, ei ole mingisuguse tagamõttega ja seda on tegelikult hea teada ka noortel endal, eks. Aga sellegi poolest tasub ikkagi aeg-ajalt võimalusel küsida, kas see on okei. Et ma tahaks sulle praegu sükest asja näidata, kas see on okei, kui ma korraks sinu käe peal seda üles näitan. Et just see, et me nagu teeme selle täiesti normaalseks vestluseks ja väga palju aitab kaasa, kui me räägime kõik ühest pulgast nii-öelda ette ära, aga samas see ei tähenda jälle seda, et selle juurde ei tasuks tagasi tulla. Aeg-ajalt ikka tasub. Et see on hästi-hästi tähtis, et need käitumisnormid paika panna ja ka just need puudutamisnormid samamoodi, et see on oluline teema ja et me väldiks ebamugavusi. Absoluutselt, sest ma kujutan ette ka minul endal pärast selliseid erinevaid üles tulnud probleeme ja mis meedias on kajastatud, on ka see, et ma julgustaks ikkagi treenerid, et nad ei mõtleks, et nüüd on nagu kõik, nad ei tohi nagu üldse ja mõni võib-olla mõtleb, et ma ei tahagi tüdrukuid enam treenida või et see pinge on nagu veel hullemaks läheb, veel suuremaks ja et see treener nagu täiesti nüüd ära ei kuku, ja mul endal on miks mul tekkisid ka sellised mõtted, sest mina olen väga suur kallistaja ja üldse see aeg on minu jaoks väga raske. Ma ei saa kallistada, see on nagu minu jaoks, aga ma olen saanud aru ja miks on oluline just selgitada, sest on väga paljusid inimesele, kellele on, nagu öeldakse, see oma ruum on oluline. Ja sa pead nagu selgitama, milline ruum on sinu jaoks okei. Kas see, et ma innustan sind, panen sulle käe ümber, kas see on sinu jaoks okei? Jah, nüüd peab seda nagu rohkem seletama ja küsima, aga ma julgustan seda tegema, et ära võtta just seda pinget sellel treeneril, et ja, tal on omad harjumused ja kindlasti on, aga mulle meeldis, et sa tõid välja, et nüüd on lihtsalt see koht, kus treener peab näitama ka trennis nüüd välja, kust ei ole okei, kus sind puudutatakse. Et mulle meeldib, et sa selle välja tõid, sellepärast, et see tekitab maast madalast ja sellele mängijale ka selle tunde, sest ma ise olen seda tunnet kogenud, seda hirmu, kui sa ei julge liigutada. Aga see annabki sellel hetkel, kui see juhtub, sulle julguse, sest sa tead, selge, praegu see on see hetk, see on see, mis mulle ütles see treener, või kodus ema või ma lugesin sellest või ma tean, kus ma pean ütlema ei, et see ei sobi mulle. Vot see on nagu see koht, mis võib-olla kui mulle oleks minu esimene treener mulle seda öelnud, siis ma oleks julenud nagu öelda, et palun võta käsi sealt ära, sest mul on ebamugav, mulle ei meeldi see. Ja ma oleks edasi saanud rahulikult vestelda, et see on, aitäh, et sa selle välja tõid.
Ja siin mul tuligi praegu meelde, et me panime ju ühe väikse nupukese ühte kohta, et mida me peame ka hakkama rohkem tegema, väärtustama ja rääkima avalikult nendest treeneritest, kes toovad ka tulemusi ja kes samas on väga tervisliku ja pikaajalisele arengule orienteeritud filosoofiaga. Ja me peame hakkama seda rõhutatult välja tooma. Päris tõsiselt, et see võib olla ka, kuna inimesed ikkagi on lugude inimesed, see on selge, siis me peame hakkama ka neid lugusid rohkem tooma. Jah, me teame, mina ise tean neid mõndasid treenereid, kes sellised on. Kuna Eesti spordimaailmas ikka sa töötad, siis sa tead, aga samamoodi jällegi, kui ikkagi meediasse lähevad, ütleme treenerid, siis tihtipeale ei räägita sellest, et räägitakse tihtipeale ainult tulemustest ja seda tausta, nagu mis tegelikult neid iseloomustab treeneritega, seda võiks olla rohkem. Ja just meil on vaja selles mõttes tuua välja neid edulugusid, kes on sellise suhtumisega ja filosoofiaga treenerid, eriti praegu. Sest kui praegu on tulnud järjest üles ka neid asju, mis ei ole okei ja on tulnud näiteid treeneritest, kelle käitumised on väga küsitavad ja mis ma olen täiesti kindel, leiavad ka lahendused selle suhtes ka. Eestis tehakse juba tööd väga korralikult, et töötada välja konkreetsed süsteemid selleks, kuidas me käitume, kui sellised olukorrad tulevad, mis on need tagajärjed, mis on need nii-öelda siis piirangud, mis peale lähevad, sellega tegeletakse praegu, väga pühendunud inimesed tegelevad sellega, on tegelikult juba aastaid tegelenud, aga mis on nagu siia kõrvale vaja olekski, meil oleks vaja tegelikult tuua ka seda, kui me räägime kultuuri muutmisest, meil oleks vaja siia kõrvale tuua ka neid edulugusid, et ei jääks arusaamist, et justkui ainult selle kontrolliva stiiliga saabki edu, et tegelikult on neid teisi ja neid on olnud, neid jääb tulema ja neid on ka praegu, et me saaks rohkem seda pilti. Et jällegi, kui me võtame mingeid välismaa näiteid, siis neid välismaa näiteid on, eks, aga neid Eesti näiteid võiks olla lihtsalt rohkem pildis. Me ju teame, et neid treenerid on, et kui me saaks ka nii-öelda kuidagi meediat kaasa kutsuda, et me saaks rohkem nagu aru ka treenerite filosoofiatest ja kuidas nad lähenevad oma treenitavatele, mis nad oluliseks peavad versus see, et milliste treeningplaanidega, seda võib-olla keegi küsi ka, aga just see, et me ei rõhu ainult tulemustele, et see on nagu hästi-hästi tähtis. Ja see on nii tore, et on selliseid näiteid ja jällegi ma tean, et neid on väga palju aktiivseid ka praegu, et me saaksime ka neid pilti rohkem. Ja olen sinuga nõus ja lõpetuseks, selle korra lõpetuseks võikski selle mõtte nagu lasta lendu ja lasta sellel ideel, mis sa välja pakkusid, just lennata ja tänu sellele tänasele saatele on meil palju teemasid, millest julgemalt edasi rääkida ja julgustada hetkel treenereid ja mitte praegu kapselduma iseendasse ja minna kaasa selle negatiivse vooluga, mis ajakirjandusest tuleb, aga keskenduma ikkagist oma väärtustele, oma arusaamistele, oma filosoofiatele, oma selgitustele ja kuulata ja suhelda. Nii et ootan põnevusega järgmiseid vestluseid sinuga ja järgmiseid teemasid, aga see on juba siis järgmise saate teemad. Nii et ma loodan, et mingi väikse muutuse me saime loodud täna ja et see muutus kasvab koos meiega ja meie tegemistega. Samm väikeste sammude haaval. Mul on üks viimane asi veel. Ma tahaks sellega siin ära öelda, et rääkides sellest, et leida koos väikseid lahendusi, siis nagu sa tõid välja, see oma filosoofia loomine, sellele kindlaks jäämine ja sellega nii-öelda tegelemine ei ole lihtne. Nii et võib-olla siin on see koht, kus selleks, et me ka ise saaksime sellega kiiremini liikuma, mainida ära see, et meil on plaanis ka sellist asja hakata tegema, kus me saaksime luua treenerite koostöögrupi, et oleks ruumi ja oleks inimesi, kes saavad aidata selle osas, et kuidas tegelikult siis enda filosoofiat luua, kuidas sellele kindlaks jääda, kuidas ennast arendama hakata ja ennast avastama hakata. Ja loodetavasti me saame selle ka varsti käima, nii et siis on ka võib-olla väikene võimalus vähemalt olemas, et kes tahavad, saavad sellega siis liituda. Sellise positiivse noodiga ja sellise suurepärase uudisega on hea seda saadet lõpetada. Nii et ma tänan sind väga, palju mõttekindlust, vaimujõudu, sest see on väga oluline ja ma näen, et see on sulle väga südamelähedane ja see läheb sulle väga palju korda ja see läheb ka mulle korda ja ma tean omast käest, kui kasulik, oluline ja kui palju paremaks inimeseks see teeb mind. Nii et aitäh sulle, aga uute juttudeni. Just.
ja